Euroopa Komisjoni hinnangul puutuvad lapsed internetis liiga tihti kokku täiskasvanutele mõeldud sisuga. Usaldusel ja hiireklõpsul toimuv vanusekontroll pole piisav. Veebiplatvormid on seni öelnud, et paremat lahendust pole. Vastuseks on komisjon teinud uue äpi. Inimesed peavad usaldama, et süsteemis pole turvaauke ja et ei Euroopa Liit ega liikmesriik ei proovi seda kuidagi kuritarvitada. Ilmselt ei ole selle saate vaatajatele mingi uudis, et nutitelefonid ja kõik säärane kraam on vähemalt osaliselt loodud selleks, et see sõltuvus tekitaks. Sellest on juba aastaid kirjutanud nii sõltumatu kui ka tegelikult isegi peavoolumeedia. Need, kes selle tehnoloogia loomisega seotud on, ei anna seda oma lastele kasutada või vähemalt seavad kindlaid piire, kui palju nende võsukesed nutiseadmetes istuvad. On olemas terve rida uuringuid, mis näitavad, et nutiseadmete ja sotsiaalmeedia kasutamine võib tekitada lastel ning noortel mitmesuguseid tõsiseid probleeme ja põhjustada sõltuvuslikku kasutamist. Nutitelefoni, tahvli või arvuti kasutamine õhtul on seotud hilisema magamamineku, lühema une, halvema une kvaliteedi ja unetusega, mis omakorda põhjustab väsimust. Uuringutes on leitud seoseid pika ekraani aja ja probleemse nutitelefoni kasutuse ning depressiooni ning ärevuse sümptomite vahel. Nutiseadmed klassiruumis segavad keskendumist ning see on seotud kehvade õpitulemustega. Väikelaste puhul on peamine mure, et ekraan asendab elavat suhtlust ja mängu ning seda on seostatud hilisemate suhtlemisoskuste arenguprobleemidega. Nutiseadmete kasutamist on seostatud ka väiksema füüsilise aktiivsuse ja kehvade toitumisharjumustega, mis omakorda suurendab ülekaalu ning südame-veresoonkonna probleemide riski. Hiljuti läbi viidud põhjalikust uuringust selgus, et probleemne nutitelefoni kasutamine on seotud aju ülesehituse ja toimimise muutustega. Need puudutavad eeskätt närvivõrgustikke, mis vastutavad aju tasu ja motivatsioonisüsteemi, enesekontrollisüsteemide ning emotsioonide reguleerimise eest. Ehk siis tegelikult ei ole see ammu juba enam mingi küsimus, et kas nutividinad on lastele ja noortele kahjulikud. Aga nüüd järsku, just selle aasta esimestel kuudel on seda probleemi mõistetud ja laste nutitehnoloogia kasutamine luubi alla võetud. Peavoolu väljaanded kirjutavad sellest, kuidas küsitlused näitavad, et eurooplastel on soov lapsed sotsiaalmeediast eemale hoida. Eksperdid ütlevad isegi, et kuni 2-aastased lapsed ei peaks nutiseadet kasutama ja liigne sotsiaalmeedia kasutus halvendab noorte heaolu. Isegi see öeldakse Eesti meedias nüüd järsku häbenemata välja, et nutisõltuvus on täiesti võrreldav mõnuainete tarvitamisega ja küsitakse, et kas meil jagub julgust tõmmata sotsiaalmeediale pidurit. Postimees kirjutab, et kuigi igasugune piiramine tekitab vastuseisu, ei saa me mööda vaadata tõsiasjast, et tänane tähelepanu majanduse mudel on suunatud noorte hoidmisele ekraani ees viisil, kuhu vaimse tervise riskid on olemuslikult juba sisse kirjutatud. Peaaegu kõik liikmesriigid peale Eesti ja Belgia on ühinenud üle-euroopalise kokkuleppega, mille eesmärk on piirata noorte juurdepääsu sotsiaalmeedia kahjulikumatele aspektidele. Kokkuleppe rõhutab 3 peamist suunda. Vanusekontrolli tugevdamist, et lapsed ei pääseks ligi neile ebasobivale sisule, sõltuvust tekitavate algoritmide piiramist ning platvormide vastutustundlikku ja turvalist disaini. Seniks, kuni meil ei õnnestu sotsiaalmeedia platvorme täielikult vastutusele võtta, võib Euroopa Liidu vanusekontrolli rakendus olla vajalik esimene samm. Paraku on täna tähelepanu majanduses noor inimene äriliselt väärtuslikum siis, kui ta on sõltuvuses ja ärevil, mitte siis, kui ta on terve ja keskendunud kodanik. Vanusepiiranguga rakenduse kasutamine ei oleks ainult tehniline lahendus, vaid ühiskondlik kokkulepe, et meie noorte vaimne tervis on väärtuslikum kui tehnoloogiahiidude kasumimarginaalid. Mitmed Euroopa riigid on juba piiranud alaealiste juurdepääsu sotsiaalmeediale ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyeni teatel on veebiplatvormide jaoks mõeldud Euroopa Liidu vanusekontrolli rakendus valmis ja peagi saab seda kasutama hakata. Euroopa Komisjonil valmis äpp, mis lubab kasutaja vanust tõendada isikuandmeid kontrollides. Selle kasutamist plaanitakse nõuda veebilehtedel, kus seni on piisanud vaid hiireklõpsust. Euroopa Komisjoni hinnangul puutuvad lapsed internetis liiga tihti kokku täiskasvanutele mõeldud sisuga. Usaldusel ja hiireklõpsul toimuv vanusekontroll pole piisav. Veebiplatvormid on seni öelnud, et paremat lahendust pole. Vastuseks on komisjon teinud uue äpi. Today I can announce that we have the answer.
Our European age verification app is technically ready and soon available for citizens to use. So this app will allow users to prove their age when accessing online platforms, just like shops ask for proof of age for people buying alcoholic beverages in a shop. See äpp kontrollib inimese vanust sarnaselt sellele, kuidas Eestis saab anda digiallkirja, kuid salvestab seejuures vaid inimese vanuse. Seejärel näitab veebileht QR-koodi ja seda skännides vastab äpp, kas kasutaja on piisavalt vana. Privaatsust ei riivata, ütleb komisjon. Users will prove their age without revealing any other personal information. Yes, technically feasible because it's very similar to Smart ID, and that's great. The issue comes really in, do you trust an EU app? Inimesed peavad usaldama, et süsteemis pole turvaauke ja et ei Euroopa Liit ega liikmesriik ei proovi seda kuidagi kuritarvitada. Äppist pole ka väga raske kõrvale hiilida. Any text-savvy teenager will be able to utilize a VPN. And you can imagine within a school playground, within teenage WhatsApp groups, the word will get around quite quickly about how to bypass it. Samas laste kaitsmise eesmärk on üllas, lisab Venables. Küsimuseks jääb, kas privaatsuse riive risk on nii madal, et see oleks seda väärt. Even if you can get around it, if 50% of children don't see material relating to drugs, alcohol, pornography, violence, extremism, is that a sufficient trade-off? Igal juhul ei tohiks liiga palju uuele süsteemile loota. We shouldn't outsource good parenting to the EU. Niisiis ei pea vanemad muretsema sellepärast, et nende lapsed valedele lehekülgedele satuvad. Ainus, mida nad tegema peavad, on usaldama Euroopa Liitu ja nende järglased on kaitstud kõige kurja eest. Kuid vanus ei ole ainuke faktor, mida internetis tõestada tuleb. Sarnane probleem on tekkinud ka tehisintellekti poolt loodud sisuga, sest inimesed tahavad tutvumis- või suhtlusplatvormil suheldes kindlad olla, et nende vastas on ikka päris inimene, mitte AI avatar. Selle probleemi lahendamiseks plaanivad Tinder ja Zoom hakata tuvastama päris inimesi silma vikerkesta skanneerimise teel. Skanneeringu järel saavad tõelised inimesed enda nutiseadmesse digitaalse inimlikkuse märgise. Samuti on sama probleemi enda südameasjaks võtnud ja seda lahendama asunud OpenAI juht Sam Altman isiklikult, kelle kohta küll öeldakse, et ta on jube inimene, aga kui ta midagi nii head teha soovib, siis ei saa ju need jutud tõele vastata. Igal juhul on Altman loonud World ID, mis skanneerib inimese silma ja seejärel saab ta samuti kinnitada, et on päris inimene. Aga mitte ainult. Altman on lausa nii hea inimene, et paljudes riikides, kus seda tehnoloogiat pilootprojektina kasutatakse, antakse selle eest lausa raha. Täpsemalt siis World ID coini. It's known as the Orb, a sphere that scans the iris, deployed all across Buenos Aires by technology company Tools for Humanity. Lorena Potosí works as a seamstress and came to get her iris scanned at the subway. In exchange, she'll be paid 25 world coins, a cryptocurrency worth around $60. There is almost no work, and now I have nothing, and maybe next week I'll make some money. I'm angry because of the tough economic situation. This helps a bit to at least buy something for my children. Kuid need ei ole ainukesed identifitseerimise vahendid, mida on välja pakutud. Kui kõik eelnev tundub veel tülikas ja ebamugav, siis palun väga. Teadlased on juba leiutanud palju mugavama lahenduse, et meid automaatselt koljuvõbeluste kaudu tuvastada. Mida enam kübersüsteemid levivad, seda tähtsamaks saab küberturvalisus. Turvalisus on tähtis, aga kohati ka tüütu. Meeles tuleb pidada salasõnu, esitleda tuleb sõrmejälgi või vikerkesta. Ameerika teadlased on nüüd välja töötanud isikutuvastusmeetodi, mis toimib kasutajale täiesti märkamatult. Ying Chen New Brunswickist Rutgersi ülikoolist ja ta kolleegid on nimelt avastanud uue biomeetrilise tuvastusvõimaluse. Väikesed vibratsioonid inimese koljus, mida tekitavad hingamine ja südamelöögid, on igal inimesel natuke isesugused, sest natuke isesugused on igaühel ka koljuluude ehitus ja näokoed. Need võbelused käivad omasoodu ka siis, kui inimene istub pealtnäha täiesti vagusi paigal. Chen ja kolleegid kirjeldavad rahvusvahelise arvutiteaduse assotsiatsiooni ACM konverentsi kogumikus lähemalt, kuidas võiks koljuvibratsioonide põhist isikutuvastust rakendada virtuaal- ja liitreaalsuse seadmetes.
Niinimetatud laiendatud reaalsus leiab üha enam kasutajaid, muuhulgas saab selle kaudu tarbida mitmesuguseid veebiteenuseid, kuid liitreaalsuse seade peas võib salasõnade klaviatuurile toksimine olla päris ebamugav ja kasutajakogemust häiriv. Kui laiend reaalsusseade oskab aga väikesi koljuvärelusi registreerida ja nende põhjal ligipääsu otsustada, saab ebamugavusest lahti. Nende seadmete sisse ongi juba alati paigutatud pisikesed, kuid tundlikud liikumisandurid, nii et täiendada tulekski vaid tarkvara. John ja ta kaaslased katsetasidki oma loodud tarkvaraga täiendatud seadmeid 52 kasutaja peal. Selgus, et tarkvara suutis tuvastada ligipääsuloaga kasutajad õigesti enam kui 95% juhtudest. Ilma ligipääsuloata isikud tabas see enam kui 98% juhtudest. Tarkvara suudab südametuksetest ja hingamisest tulenevaid koljuvõbelusi muudest pealiigutustest päris hästi eristada. Patenditaotluse on Rutgersi tehnoloogia siirdeosakond juba sisse andnud. Seega liigume me järjest kiiremini süsteemi poole, kus igasugunegi privaatsus ja anonüümsus on kadunud. Mitte ainult internetis, vaid ka reaalses maailmas. Peagi on süsteemil olemas meie kõigi kohta 2 olulist asja. Esiteks meie ametlik identiteet, ehk siis nimi, isikukood, pass, juhiluba, pangakonto, aadress, töökoht ja nii edasi. Ehk siis need andmed, mis kinnitavad, et see oled sina. Teiseks aga siis meie nõndanimetatud biomeetrilised andmed, ehk siis need andmed, mis on omased vaid konkreetsele isikule. Nägu, sõrmejälg, silmaiiris, hääl, kõnnak, isegi sinu telefoni kasutuse harjumused. Ja need kõik toimivad nagu bioloogiline parool. Kui need 2 asja, ametlik identiteet ja biomeetrilised andmed kokku panna, siis tekib süsteem, mis suudab inimese automaatselt ära tunda, jälgida ja kõik tegevused tema profiiliga siduda. See muudab olukorda kardinaalselt. Varasemalt oli tarvis inimese tabamiseks ta füüsiliselt üles leida ja dokumente kontrollida, kuid täna on juba võimalik teha seda automaatselt ja reaalajas. Kõik suuremad linnad on tihedalt täis süsteeme, mille abil on võimalik inimeste tegevusel silm peal hoida. Seda saab teha turvakaamerate, wifi ja telefonide signaalide, makseterminalide ja pangaautomaatide kaudu. Kui sinu nägu on seotud sinu ametliku identiteediga, siis süsteemi jookseb pidevalt info selle kohta, kes sa oled, kus ja kuidas sa liigud, mida ostad, kellega kohtud ja nii edasi. Ning seda kõike ilma, et keegi peaks sind eraldi ja füüsiliselt jälgima, sest kõik toimub automaatselt. Ehk siis kui varem võisid see olla lihtsalt üks inimene rahvamassis ja täiesti anonüümne, siis nüüd sellise biomeetrilise süsteemiga muutub iga inimene automaatselt tuvastatavaks objektiks, kelle kohta on olemas info tema liikumiste, ostude ja pangatehingute, internetikasutuse, sõnavõttude ning terviseinfo kohta, mis kõik on seotud ühe ja sama profiiliga. Muidugi on see mugav ja sellega see süsteem ka inimestele maha müüakse, sest see teeb ju elu palju lihtsamaks. Ei pea paroole meeles pidama, paberimajandust on vähem, poes ja pangas on lihtsam ja nii edasi. Esialgu ongi see vabatahtlik, kuid ühel ilusal päeval on see ainus võimalus ja ligipääs eluks vajalikele teenustele sõltub digitaalse identiteedi olemasolust. Ilma selleta ei saa internetipanka sisse logida, ei pääse arsti juurde, ei ole võimalik pileteid osta ja nii edasi. Siis ei ole see enam mugavus, vaid ilma selleta ei ole lihtsalt võimalik hakkama saada. Sellel hetkel on süsteemil olemas enamike inimeste kõik vajalikud andmed, et nende käitumist kontrollida ja vajadusel ka suunata. Näiteks kui inimene postitab internetti midagi sobimatut, ütleb avalikult midagi poliitiliselt ebasobivat, osaleb meeleavaldusel, jätab laenumakse tasumata või rikub muid reegleid, siis võib süsteem piirata tema ligipääsu teenustele, blokeerida makseid, sulgeda kontosid, takistada reisimist või muuta inimese elu muul moel äärmiselt keeruliseks. Ja see kõik võib toimuda täiesti automaatselt. Kõige olulisem küsimus on see, et kas inimene saab tulevikus üldse sellest süsteemist väljaspool eksisteerida. Kui raha, identiteet, tervishoid, töö, transport ja suhtlus on kõik seotud ühe digitaalse süsteemiga, muutub inimese sõltuvus sellest täielikuks. Sellisel juhul ei tähenda süsteemist väljaastumine enam lihtsalt mõne teenuse kaotamist, vaid sisuliselt ühiskondlikust elust väljalõikamist. Biomeetriliste andmete osa muudab kogu süsteemi eriti võimsaks just seetõttu, et erinevalt paroolidest ei saa seda lihtsalt välja vahetada. Parooli saab muuta, kuid oma näo, sõrmejälje või silmaiirise muutmine võib keeruliseks osutuda.
Kui biomeetrilised andmed on juba andmebaasis või kui need peaksid sealt lekkima, siis ei ole võimalik neid enam tagasi võtta või ära vahetada. Inimese enda keha ongi püsiv parool, mis saadab teda kogu elu ja mida saab kasutada erinevate süsteemidega sidumiseks, tuvastamiseks, jälgimiseks ning kontrollimiseks. Ilmselt ei ole kellelegi uudiseks, et on riike, kus sellist süsteemi juba kontrollivahendina kasutatakse. Ilmselt on kõige tuntum neist Hiina oma sotsiaalse krediidisüsteemiga, aga näiteid leiab ka lähemalt. Venemaal on loodud riiklik digitaalne teenuseportaal Gossuslugi, mis on mõeldud selleks, et inimesed saaksid interneti kaudu kasutada erinevaid riigiteenuseid, nagu maksta trahve, suhelda ametiasutustega, kasutada tervishoiuteenuseid, hallata dokumente, aga ka selleks, et tõendada oma identiteeti. Sisuliselt ongi tegemist Venemaa keskse digitaalse identiteedisüsteemiga. Viimastel aastatel on süsteem ühendatud ka sõjaväeregistritega ning 2023. aastal muudeti seadust nii, et sõjaväekutse loetakse ametlikult kätte toimetatuks hetkest, kui see ilmub inimese Gossuslugi kontole. Kui inimene kutsele ei reageeri, märgitakse ta süsteemis teenistusest kõrvalehoidjaks ning tema andmeid saab siduda teiste riiklike registrite ja biomeetrilise näotuvastusega. Moskva metroos kasutatakse tuhandeid AI toega kaameraid, mis suudavad võrrelda inimeste nägusid riiklike andmebaasidega ning aidata politseil sõjaväekohustusest kõrvalehoidjaid automaatselt tuvastada ja kinni pidada. Iroonilisel kombel on põhimõtteliselt täpselt seesama süsteem olemas meil ka Eestis. Vähemalt avalikult seda veel selliselt ei kasutata nagu Venemaal, aga eeskujuliku digiriigina on Eesti digitaalse identiteedisüsteemide arendamisel maailmas üks kõige kaugemale jõudnud riike. Meil on olemas juba ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID, digiallkirjad, e-retseptid, digilugu, e-valimised ning XD ehk ühendatud andmesüsteem, mis ühendab riigi ja erasektori teenused üheks tervikuks. Sisuliselt tähendab see seda, et Eesti inimesed juba elavad osaliselt digitaalse identiteedi ühiskonnas, kus suurem osa igapäevastest riigi- ja pangateenustest on seotud ühe keskse elektroonilise identiteediga. Eesti ID-kaart toimib juba sisuliselt digitaalse identiteedina, mida kasutatakse panganduses, maksuametis, tervishoius, riigiteenustes, dokumentide allkirjastamisel ja isegi e-valimistel. See tähendab, et inimese nimi, isikukood, sertifikaadid ja autentimine on seotud ühe keskse elektroonilise identiteedisüsteemiga, mille kaudu toimub suur osa igapäevasest asjaajamisest. Smart-ID ja mobiil-ID toimivad sisuliselt telefonis oleva digitaalse identiteedina, võimaldades logida pankadesse ja riigiteenustesse, anda digiallkirju ning kinnitada tehinguid, mis tähendab, et telefonist on juba saanud inimese identiteedikandja. Praegu ei ole biomeetriline autentimine ja näotuvastus igapäevaselt kasutatav, kuid passides ja ID-kaartides juba kasutatakse biomeetrilisi fotosi. Biomeetriline foto ei ole lihtsalt tavaline passipilt, vaid spetsiaalselt standardiseeritud näokujutis, mida arvutisüsteemid ja näotuvastuse algoritmid suudavad automaatselt analüüsida. Eestis ja kogu Euroopa Liidus sisaldavad passid, ID-kaardid ja elamisload biomeetrilisi andmeid, mille keskseks osaks on inimese näo digitaalne mudel. Sellised fotod võimaldavad tarkvaral mõõta näoproportsioone, silmade asetust, lõualuu kuju ja muid unikaalseid tunnuseid, muutes näopildi masinloetavaks tunnuseks. Need biomeetrilised andmed salvestatakse passide ja ID-kaartide kiibile ning see võimaldab näiteks automaatset piirikontrolli ning näotuvastust lennujaamades. Samal ajal arendab Eesti riik keskset biomeetrilist andmebaasi nimega ABIS ehk automaatne biomeetrilise isikutuvastuse süsteem, mis hakkab sisaldama näokujutisi ja sõrmejälgi. Biomeetrilisi andmeid kasutatakse juba Euroopa uutes piiriületussüsteemides ning Eestis on kaalutud isegi võimalust kasutada näotuvastust e-hääletamisel. Seega liigub digitaalse identiteedi areng Eestis ja kogu Euroopa Liidus järjest rohkem mobiilsete lahenduste, biomeetrilise autentimise ja digitaalsete rahakottide suunas. Selle üheks näiteks on riiklik Eesti äpp, mis koondab üha rohkem dokumente ja teenuseid telefoni, muutes mobiilseadme inimese igapäevaseks identiteedi ja teenuse vahendiks. Samas suunas liigub ka Euroopa Liidu loodav Euroopa digitaalne identiteedi rahakott või EL-i digiidentiteedi kukkur, nagu seda hellitavalt nimetatakse, mis võimaldaks tulevikus kasutada telefoni kaudu ühes keskkonnas nii ID-kaarti, juhiluba, terviseandmeid, pangateenuseid, digiallkirju kui ka erinevaid makselahendusi.
Euroopa Liit soovib, et liikmesriigid pakuksid selle süsteemi kodanikele välja hiljemalt 2020. aasta lõpuks ning Eesti on tõenäoliselt üks esimese riike, kus see täielikult kasutusele võetakse, sest vajalik digitaristu ehk digitaalne identiteet, autentimissüsteemid, digiallkirjad ja ühendatud e-teenused on siin juba aastaid olemas olnud. Suur tänu kõikidele Vanglaplaneedi toetajatele, kelle abiga see video teieni jõudis. Kui soovite samuti info levitamisele kaasa aidata, siis selleks on mitmeid võimalusi. Liitudes Vanglaplaneedi vastupanuliikumise tasulise paketiga saate ligipääsu pikematele intervjuudele julgete ja inspireerivate inimestega. Lisaks sellele on teil võimalus vaadata mõningaid Vanglaplaneedi videoid juba enne seda, kui need avalikuks tehakse. Teine võimalus on Pärismaalase e-poest endale toidulisandeid tellida. Muidugi võib teha ka lihtsalt rahalise annetuse ja juba mõne-eurone toetus igakuise püsimaksena on suureks abiks. Täpsemad juhised selle kohta leiate Vanglaplaneedi lehelt toeta nupu alt. Kindlasti jagage seda videot ja liituge Vanglaplaneedi uudiskirjaga, et kõik oluline info vaatamata tsensori pingutustele ikka teieni jõuaks. Suur tänu kõikidele, kes on Vanglaplaneedi portaali tegevusele toeks olnud ja eestlaste vastupanu vaimu kasvule kaasa aidanud. On enamu selge, et see jutt murest laste vaimse tervise pärast on lihtsalt ilus ettekääne. Selleks, et need tehnoloogiad kasutusele võtta ja digitaalse identiteedisüsteem sisse seada, et liikuda sammuke lähemale oma lõplikule eesmärgile, milleks on täiuslikule kontrollile allutatud inimkond. Praegu püütakse jätta muljet, et Euroopa Komisjon ja teised rahvusvahelised organisatsioonid püüavad meie lapsi kurjade tehnoloogiahiidude käest päästa. Aga Davosis käivad nad kõik sõbralikult koos ning Bilderbergi kohtumisel arutavad ühiselt suletud uste taga kõiki neid olulisi teemasid. Nii nagu Venepeal see ennist märkis, siis ei tohiks lapsevanemad anda oma laste kasvatamise õigust ja kohustust Euroopa Liidu kätte, aga ka mitte nutiseadmete kätte. Just praegu oleks õige hetk oma lapsed nutiseadmetest kätte saada, sest peavoolumeedia on teinud avalikuks selle, kui ohtlikud need vidinad tegelikult on. Kuid lahendus ei ole see, et süsteem ütleb taaskord, me keerasime käki kokku ja nüüd sorry, andke meile võimu juurde, et me saaksime probleemi ära lahendada. Ei, need on meie lapsed, mitte Epsteini sõprade omad ja nende kasvatusmeetodite üle otsustame meie. Väga hea, et te panite selle probleemi suure kella külge, kui kahjulikud need nutitelefonide sotsiaalmeedia lastel on. Nüüd on igal vanemal võimalik teha valik, kas ta soovib jätkata oma lapse meelte mürgitamist või ta selgitab lapsele olukorda, tunnistab, et ta tegi vea, kui ta talle nutividina ostis ning sellele leitakse koos lahendus, et laps saaks oma normaalset arengut jätkata. Selleks lahenduseks ei saa olla digi-ID või muu selline jama, sest esiteks ei ole see tegelikult mõeldud laste kaitsmiseks ja teiseks ei ole see mingisugune hõbekuul, mis probleemi lahendaks. Õnneks on ka paljud noored ise mõistnud, et sotsiaalmeedia kasutamine kahjustab nende vaimset tervist ja nutitelefonid tekitavad sõltuvust ning hajutavad tähelepanu. Seetõttu on tekkinud trend, et paljud noored üle maailma on hakanud kasutama thumbphone või flipphone, ehk siis tavalisi nuppudega rumalaid telefone, et olla küll kättesaadavad, aga samas olla teadlikult vähem online'is ning vältida sotsiaalmeedia sõltuvust, ehk siis nende soov on elada päris elu. Aga vastutust ei saa panna vaid lastele. Juba 10 aastat tagasi tehtud Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudi uurimus näitas, et Eesti lapsevanemad on passiivsed oma lapse tegevuse suhtes nutitelefonides. Vanemad tõdesid, et lapsed võiksid nutitelefonides vähem aega veeta. Sama arvasid aga ka lapsed oma vanemate kohta, mis näitab, et vanemate harjumused nutitelefoni kasutades peegeldavad laste harjumusi ning nende muutmiseks peaks lapsevanemad eeskuju näitama. Näitame siis eeskuju ja ärme lase end veenda, et kogu see digitaalne kontrollisüsteem on loodud meie laste kaitseks ning meie elu mugavamaks muutmiseks. Ajalugu on korduvalt näidanud, et kõige ohtlikumad süsteemid ehitatakse üles just mugavuse, turvalisuse ja ühise hüve loosungite all. Mugav ja lihtne lahendus ei ole enamasti õige lahendus, eriti siis, kui selle hinnaks on privaatsuse, anonüümsuse ja isikliku vabaduse loovutamine. Tõeline lahendus ei ole anda veel rohkem võimu samadele süsteemidele ja institutsioonidele, mis selle probleemi üldse tekitasid. Lahendus on tulla tagasi päris ellu, taastada inimlikud suhted, kogukonnad, vahetu suhtlus ja kontakt reaalse maailmaga. Ning mis kõige olulisem, aidata ka oma lapsed välja sellest nutisõltuvuse, pideva jälgimise ja digitaalse manipuleerimise nõiaringist. Enne, kui terve põlvkond kasvab üles maailmas, kus digitaalne kontroll tundubki neile normaalse elu osana. Ülejäänud Panoptikumi saade on nähtav vastupanu liikumise liikmetele, sest vaid tänu toetajatele on mul selle vaimset tervist kahjustava töö kõrvale ikka ka piima võtta. Ning nagu eelneva info põhjal järeldada võib, siis seda ikka kulub.
lausa sellistes kogustes, et mõistlikum on ise lehma pidada. Lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Nii et kui soovite vaadata täispikka panoptikumi ja ka mammule meelehead valmistada, siis liituge vastupanu liikumisega. Ülekande selgitusse võite märkida lehmahein, porgand, peet või hoopis midagi muud vaimukat, mis iganes teile pähe tuleb. Lisaks sellele saatele saate ligipääsu ka veel teistele põnevatele saadetele, intervjuudele ning ka foorumile. Samuti on vastupanu liikumise lehel avatud virtuaalne koosolekuruum, kus kord kuus kohtume, et teile huvi pakkuvatel teemadel vestelda. Igal juhul oleme meie mammuga teile toetuse eest ülitänulikud. Kindlasti ka jagage seda videot ja nautige saadet. Saksa patarei seal tulistas lembitatud mitmel korral ja see lembitatus väga raskesse olukorda. Ülevalt pommitati ja lennukite pealt ja maalt siis Saksa patareid tulistasid ja seal lembitul tekkis üks nii roolirike. Ja seal siis pitkalt tuli signaal tagasi tulla. Aga komander vastas, ei saa tulla, meil on siin hea olla.